Iraan äratab Trumpi viha pärast seda, kui ta taastas raketisüsteemi ja korraldas ümber õhutõrje tundlikes Lõuna-Iraani piirkondades. Peamiselt Kashmiri saare ja Siriki lähedal, kohtades, mida ameeriklased olid juba rünnanud. See teave, mis on omistatud kõrgele USA kaitseametnikule, on oluline, sest näitab, et Teheran kasutas 7. aprilli vaherahu järgset perioodi selleks, et paigutada ümber varustust, taastada osa sõjalisest infrastruktuurist ja püüda mängu tagasi tulla, avaldades survet laevadele, baasidele ja kaubateedele. Vastus tuli sama kiirelt, kui pinge kasvas. Uued Ameerika meetmed, sõjalise kohaoleku tugevdamine Araabia merel ja Trumpi karm hoiatus Iraani katsete eest muuta läbirääkimised väljapressimiseks. Revolutsiooni kaardivägi avaldas veel ka rakettide ja droonide väljalaskmise kaadrid ning teatas, et ründas USA mereväe 5 laevastikubaasi Bahreinis ja Salemi õhuväebaasi. Režiim püüdis näidata jõudu, kuid tekitas uue kriisi Pärsia lahe riikidega, ärritas Ameerika liitlasi ja andis Trumpile soovitud ettekäände. Iraan räägib diplomaatias samal ajal, kui ta taastab oma hirmutamismasinat. Kallis ja austatud Islaami-Iraani rahvas, teie vaprad pojad. Revolutsioonilise kaardiväe mere- ja õhujõududes ühise raketi- ja droonioperatsiooni käigus täna, pühapäeval, 7. tirri varahommikul kella 2 ja 3 vahel tulistasid nad ballistilisi rakette ja droone 8 olulise armee infrastruktuuri pihta. Agressor Ameerika Ühendriigid, Ali Salemi baasis Kuveidis ja 5. mereväe flotill Bahreini Salmani sadamas. Need hävitati ja vastati demokraatlikult ning otsustavalt Ameerika Ühendriikide hiljutistele agressioonidele. Iraan oli selles olukorras, et Ameerika Ühendriigid ründasid taas Iraani sõjalise struktuuriga seotud alasid pärast rünnakuid laevade vastu ja Teherani survet omaenda läbipääsureeglite kehtestamiseks. Iraan püüdis seda tegevust esitada kui kaitset, kuid käitumine näitab midagi muud. Revolutsioonikardivägi hakkas nõudma, et laevad järgiksid Teherani poolt heaks kiidetud marsruute ja väidetavalt andis hoiatusi laevadele, mis neid juhiseid ei järginud. Kaardivägi tekitas hirmu mereliikluses ja sundis ettevõtteid luba küsima just sellelt režiimilt, mis ise ebastabiilsus põhjustas. Siit muutubki kriis tõsisemaks. Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja konkreetne sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Iraani islaami revolutsioonilise kaardiväe korpus avaldas pühapäeval video, mis riigitelevisiooni sõnul näitas uusi raketirünnakuid Neremia baaside vastu Kuveidis ja Bahreinis. Washington ja Teheran vahetasid nädalavahetusel tuld ja esitasid uusi ähvardusi, mis on kõige olulisem pingete kasv pärast seda, kui mõlemad pooled nõustusid 14-punktilise memorandumiga relvakonflikti lõpetamiseks. Bahreini politsei avaldatud fotodel olevat näha kahjustusi elumajale, mille tabas Iraani droon. Ziraiva ametnik kinnitas Iraani rünnakuid Ameerika rajatiste vastu ja ütles Reutersile, et ei ole teatatud Ameerika ohvritest ega olulistest kahjustustest Ziraiva asukohtades. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et võib tulla aeg, mil me ei suuda enam olla mõistlikud ja oleme sunnitud sõjaliselt lõpetama töö, mille oleme väga edukalt alustanud. Kui see juhtub, kirjutas ta, siis Iraani Islami Vabariik lakkab eksisteerimast. Konflikt algas siis, kui Iisraeli Zevvar ründasid ühiselt Iraani veebruari lõpus. Iraan vastas tulistades droone ja rakette Iisraeli ning Pärsia lahe riikide pihta, kus asuvad Ameerika sõjaväebaasid, ning Iraan sulges tõhusalt Hormuzi väina, maailma tähtsaima energiatranspordi tee, suurema osa viimase 4 kuu jooksul. Juunikuu alguses allkirjastatud ajutine kokkulepe pidi avama väina uuesti ja viima mõlemad pooled läbirääkimistele Iraani tuumaprogrammi üle, samal ajal kui Washington peatas sanktsioonid Teherani vastu, kui tohingud jätkusid ja muutusid veelgi ägedamaks. Seejärel teatasid SNUA keskväe juhatused varem, et nende väed viisid läbi uusi rünnakuid pärast seda, kui Iraani droon ründas laupäeval Panama lipu all sõitvat naftatankerit. Iraani riigi telekanal Press TV teatas, et islaami revolutsiooniline kaardivägi IRGC ütles, et Mosselo Zeiva rünnakud rikkusid relvarahu ja, tsiteerin, viivad kõigi diplomaatiliste protsesside täieliku seiskumiseni.
Trump on korduvalt väitnud, et Iraan nõustus või nõustuks järeleandmistega oma tuumaprogrammis, kuid Teheran on sellised väited ümber lükanud. Ja Teheran on korduvalt rõhutanud, et tal oleks roll Hormuzi väina laevaliikluse haldamisel, mille kohta Trump on väitnud, et see jääb laevaliiklusele avatuks. Bagdadi visiidil kutsus Iraani välisminister pühapäeval kõiki osapooli üles järgima allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumit. Ameerika president oli juba varem märkinud, et kui Teheran kokkulepet ei täida, võib Washington töö sõjaliselt lõpule viia. Relvarahu ei tohiks muutuda ajaks, mil režiim saab rakette uuesti kokku panna, varustust peita, patareisid ümber paigutada ja seejärel taas Ameerika baase ähvardada. Revolutsiooniline kaardivägi vastas propagandaga. Nad avaldasid kaadreid ballistiliste rakettide ja droonide väljalaskmisest ning väitsid, et nende sihtmärgid olid Ameerika rajatised Kuveidis ja Iisraelis. Sõnumiks oli püüa näidata jõudu oma kodumaisele toetajaskonnale ja piirkondlikele liitlastele, kuid tegelik tulemus oli teine. Kuveit teatas, et nende kaitsesüsteemid peatasid 2 ballistilist raketti. Bahreinis kõlasid sireenid rohkem kui 1 kord. Võimud teatasid materiaalsest kahjust eluhoones Muharraqi provintsis, kuid ohvreid ei registreeritud. Teherani jaoks on jäänud ebamugav mulje. Režiim sihib baase, lubab vastust. Tugev vastus, kuid see suurendab ohtu tsiviilaladele ja ärritab valitsusi, kes juba pidasid Iraani ohuks. Bahrein nimetas seda tegu oma suveräänsuse tõsiseks rikkumiseks ja kutsus üles rahvusvahelisele reageerimisele. Kuveit mõistis samuti rünnakud hukka ja rõhutas, et nende väed on valmis territooriumi kaitsma. Katar ja Araabia Ühendemiraadid ühinesid kriitikaga. Isegi valitsused, kes sageli eelistavad diplomaatilist ettevaatlikkust, hakkasid tulistamisi käsitlema kui ohtlikku eskalatsiooni. Trumpi jaoks tugevdab see Teherani piirkondlik isolatsioon Ameerika positsiooni. Iraan püüdis muuta kriisi vaidluseks Washingtoniga, kuid lõpuks tekitas ta hõõrumisi naabritega, kes ei soovi saada revolutsioonilise kaardiväe sihtmärgiks. Ameerika tegevus Araabia merel tegi sõnumi lõplikult selgeks. Mereväelased lennukikandja USS George H.W. Bush pardal viisid läbi lennuoperatsioone samal ajal, kui alus liikus piirkonnas. Kui Teheran püüab oma rakettistardi videoid jõudemonstratsioonina müüa, siis Washington näitab logistikat, mereväe lennundust ja pidevat kohalolekut. See ongi see, mis Trumpi vihastab, sest Iraan räägib diplomaatia sõnadest, et aega võita ja samal ajal kasutab revolutsioonikaarti, et testida piire Pärsia lahes. Teheran üritas veel diplomaatilist protsessi ähvardada. Revolutsioonikaart ütles, et uued Ameerika rünnakud võiksid halvatada läbirääkimised ja lubas karmilt vastata USA baasidele piirkonnas. Aga sellel ähvardusel on ka teine külg. Kui režiim ütleb, et võib läbirääkimised katkestada, püüab ta tekitada hirmu Washingtonis ja vahendajariikides. Iraan jääb oma enda etendusse kinni. Ähvardab lahkuda, kuid peab siiski läbi rääkima. Lubab põrgut, kuid väldib suuremat otsest vastasseisu. Räägib kontrollist, kuid ta sõltub psühholoogilisest survest, et rohkem silma paista. Iraani režiim püüab samuti kriisi sisetarbeks ära kasutada. Varasemate rünnakute, sõjaliste kaotuste ja rahvusvahelise surve järel peab revolutsiooni kaardivägi näitama, et suudab endiselt vastata. Videod rakettidest ja droonidest aitavad seda narratiivi toita, kuid tegelikkus on karmim. Me oleme lõksus ja ma ei teagi, kas me üldse juhime olukorda. Kui see algab, tuleb see ka lõpetada. Aga me ei lõpeta. Kui see tähendab vägede saatmist, siis tee, mis vaja. Aga selleks, et see mõita ja lõpetada. Sa räägid väljakutsest siit. Kas pole natuke liialdus öelda, et me oleme lõksus? Sest president Trump näitab kannatlikkust, öeldes, et laseb sellel areneda. Aga nagu Jody Vance, asepresident siin ütles, oleme me juba võitnud, sest andsime selle otsuse nende kätte. Kõik teavad ja president Trump ning Jody Vance on hästi teadlikud, et IRGC komandör Ismail Pahlavi teeb asjad keerulisemaks, kui Galibafi läheb läbirääkimistele. Aga nii nagu valitsus seda näeb ja president Trump samuti, võime jätkata nii kaua, kui tahame. Ja lõpuks on selle täielik lõpetamine kaalumisel. Nii ei saa jätkata. Bensiin on liiga kallis ja vahevalimised on tulemas. Kuule, räägime sellest ka ausalt. Ma olen spordimees Griff. Ma olin Toivi tiimis.
nii on see olnud juba palju aastaid. Mäng ei lõpe 6. inninguga. Me pole veel midagi võitnud. Vabandust, härra president, et pean seda ütlema, aga me pole veel midagi võitnud. Sellele pole veel lõppu tulnud. Me oleme praktiliselt täpselt samas kohas, kus olime mõned kuud tagasi. Nad ründavad meid endiselt. Meie ründame neid endiselt. Iisrael on endiselt närvis ja ausalt öeldes on Ameerika valijad samuti endiselt närvis. Kuidas saab siis võitu kuulutada, kui mäng on kaugel lõppemisest? Ka ühendus Liibanoni on arvesse võetud. Iisrael jätkas tegevust Hezbollah struktuuride vastu Lõuna-Liibanonis. Samal ajal kui Ameerika Ühendriigid tugevdavad toetust Iraaniga seotud rühmituste ohjeldamisele suunatud jõupingutustele. Piirkondlik sõnum on selge. Washington ja tema liitlased ei taha tegeleda ainult üksiku rünnakuga, vaid kogu survevõrgustikuga, mida juhib Teheran, Iraan Pärsia lahes, Hezbollah Liibanonis ja teised liitlastega seotud rühmitused teistel rinnetel moodustavad sama probleemi. Valge Maja teab, et kui nad reageerivad ainult ühele punktile, püüab režiim avada teise. Donald Trump saab sellest tõlgendusest poliitilist kasu, sest see asetab Iraani provokaatori rolli. Valge Maja narratiiv jääb Ameerika avalikkuse jaoks lihtsaks. Oli ajutine kokkulepe, Iraan taastas süsteemid, avaldas survet laevadele, ründas baasid partnerriikides ja ähvardas isegi läbirääkimised lõpetada. Sellega saab president võimaluse jõudu näidata, ilma et ta näiks sõda impulsiivselt otsivat. Ta saab öelda, et reageerib režiimile, mis sõlmis vaherahu ja üritas seda seejärel samm-sammult rikkuda. Ameerika vastus on suunatud ka Pärsia lahe riikide usaldusele. Bahrein ja Kuveit majutavad Ameerika Ühendriikide strateegilisi rajatisi ega tohi jätta mahajätmise muljet. Iraan jätkab närvisõjale panustamist. Ta ründab, ähvardab, eitab, süüdistab Ameerika Ühendriike, räägib enesekaitsest ja püüab müüa vastupanu. Aga iga liigutus suurendab poliitilist piiramist režiimi ümber. See on risk, mille Teheran endale lõi. Rakettide taastamine Hormuzi lähedal võis tunduda jõudemonstratsioonina, kuid see äratas Trumpi viha. Pani revolutsioonilise kaardi suurema järelevalve alla ja jättis laheriigid valvsaks režiimi suhtes, mis üritab ühe käega läbi rääkida. Sellegipoolest Hormuzi valitsus, Hormuz. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat piksivõtit. Oleme iseseisev kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.